Marlen Annabel, sina räägid suurseminaril naistele aususest. Seda me arvame, et ausus on midagi, mis võtab meilt midagi ära, kus me võime midagi öelda valesti, teha kellelegi haiget või et me saame hinnanguid või meid ei mõisteta. Aga tegelikult on see midagi absoluutselt teistsugust. See on nagu selline koht, nagu kus sa lased oma maskid maha, sa saad päriselt hakata hingama ja saab päriselt südamesse ühenduse kätte, mida tegelikult absoluutselt iga naine täiega igatseb. Nii et see on nagu üli magus teema. Kui ma olen aus olnud ja mind ei ole vastu võetud, ma arvan, et kogu minu koolipõlv oli selline, mida rohkem ma nagu proovisin ennast inimestega ausalt jagada, seda rohkem ma sain haiget, et nagu küll ma ütlesin asju valel ajal, vales kohas, kohatult, liiga otsekoheselt, küsisin valel ajal, vales kohas. Et minu selline nagu tase nagu päris selle ühenduse järgi oli kuidagi nagu sügavam kui inimestel minu ümber. Aga ma tegin mingil hetkel hästi radikaalse valiku ja mul oli lihtsalt niimoodi, et mu kõrval ei olnud meest tollel hetkel ja mul oli niimoodi, et teate, mina neid selliseid peituse mänge ei mängi. Et nagu mu kõrvale ilmub kas mees, kes armastab mind 100-ga sellisena, nagu mina olen, koos kõigega, mis ma olen, või siis sellel hetkel nagu ma lihtsalt üksi. Ja sellel hetkel ma manifesteerisin oma abikaasa. Ja temaga koos me oleme olnud praeguseks 12 aastat ja ja ei ole olnud asja, mida ma ei oleks saanud talle välja öelda. Nagu absoluutselt, see mees teab minust kõike. Nagu minu hinge soppidest kõike, minu tunnetest kõike. Ta teab nagu kõiki minu teistesse meestesse armumisi, mis vahepeal juhtunud on. Kaasa arvatud seda, et me praeguseks ju ei ole enam 2 suhtes, vaid me oleme 3 suhtes, mida ei ole üldse klassikaliselt tavapärane praegu. Et me ei oleks saanud sinna minna ja me ei saaks selles maailmas elada, kui meil ei oleks nagu radikaalset, nagu ma tahaks isegi öelda, rämedat ausust.